Pühade ajal küünalde põletamine ja kaminatule tegemine on justkui nagu kohustus. Aga kuidas seda teha võimalikult ohutult? Täna me saame kokku Päästeameti ekspertidega ning külastame koos Põlvamaa noortekeskust ning vaatame, kas kõik on ikka reeglitepäraselt paigas. Täna nüüd oleme siis Põlva noortekeskuses külas ja näeme, et siin on ka ikkagi võimalus süüa teha. Õnneks on siin elektripliit, mitte gaasipliit, aga ikkagi mingil määral ohuallikas. Kui jäetakse siia mingit sööki, just praeahju, minnakse ise mängima ja võib juhtuda, et läheb see söök seal kõrbema, et siis ikkagi oma töid ja tegemisi meeles pidada ja mitte jätta siis ka sööki järelevalveta. Muidugi ohtlikum teema võib-olla, mis siin pliidi peal tehakse, teinekord pannkooke või pontsikuid. Ja kui peaks juhtuma selline asi, et läheb see õli seal põlema pannis, potis, et siis tuletan meelde, et mitte mingil juhul seda siis kustutada veega. Et see tekitab omakorda veel suurema tulekahju. Et siis selle jaoks võiks olla pliidi kõrval tulekustutustekk, mida ma siin hetkel ei näe, aga ta võiks olla. Ei näe, jah. Et siis kõigil, kellel on kodus sellised pliidid ja söögi tegemised, et võiks olla pliidi kõrval ka tulekustutustekk. Enne sai räägitud nende suitsuandurite testimisest, et siis kord kuus võiks siis kontrollida seda, vajutades sinna nupule. See on küll ATS-i andur, aga nende suitsuanduritel on seal olemas üks nupp, kuhu vajutada ja see peab siis andma seda häiresignaali. Samuti siis soovitame ka puhastada seda andurit, sest pahatihti juhtub, et läheb sinna andurisse mingit tolmuosakesi ja panevad ka selle anduri tööle ekslikult. Ja võib juhtuda, et teid kodus ei ole ja see andur hakkab tööle ja naabrid kuulevad, kutsuvad neid välja ja me oleme sunnitud võib-olla siis selle ukse maha murdma, aga sees ei ole mitte midagi, mingi tulekahju ja ongi kahju sellest kallist uksest. Et siis koristuspäeval võiks ikkagi selle suitsuanduri sealt ära puhastada, läbi puhuda, tolmuimega tõmmata, et neid valehäireid ei oleks. Kuna praegu on nüüd jõulukuu ja igasse peresse tuuakse jõulukuused, ehitakse neid ja ka pahatihti pannakse veel neid küünlaid, mitte ainult elektriküünlaid, aga ka tavalisi küünlaid kuuse peale. Soovitame ikkagi küünlaid põletada kuskil laua peal ohututes klaaspurkides, võimalikult eemal siis nendest jõulukaunistustest, millest võib ka saada see tulekahju alguse. Et siis ehime selle jõulukuuse lihtsalt siis kas elektriliste küünaldega, ehetega ja neid põletatavaid küünlaid sinna kuuse peale võib panna ainult iluasjaks, aga mitte põlema.